ikka lemmikteema, emotsioonid, tunded, psüühilise energia varjundid, siis see lehvik, suur armastuse värvide tunnete lehvik. Et seal on päris mitu varianti, üks variant on see, et no ütleme, fakt on see, et kuna see nagu hinge omadus nagu on olema, nagu näiteks soola omadus on soolane olla, nii hinge omadus on ka nagu tunda. Ta nii või naa, kas sa teadvustad ennast, samastad ennast nende meeltega, mõistusega või hingega, ükskõik mis levelil sa oled, ikkagi sul on kogu aeg need lained, eks ju, tormine meri, rahulik meri, vahepealne, peegelsile meri, et no me oleme rääkinud nii palju, kas see minevikust või tuleviku ootustest või hetkeolukorra peegeldustest, kuidas see materiaalne maailm meile peegeldab, see läbi ilma või materiaalse seisu või kehalise tervise. Et siis vastavalt sellele, me nagu tunneme ennast erinevat moodi. Ütleme, et see transformatsioon, ütleme, et kui sa võtad nagu kõrgemad harjumused ja sul on kokkupuude juba inimestega, kes ei samasta ennast nii tugevalt kehaga või kes ei ürita lüpsta siis mina mulle minu materiaalse maailma teiste elusolendite ekspluateerimises seda õnne. Nad nagu ütleme, nad räägivad sellest, aga nad nagu oma elustiilis ka nagu suudavad nagu eeskuju näidata. Kui satuvad sellised inimesed ette ja sa oled nagu väsinud juba elu järel ennast samastamast ja siin maailmas nagu otsid siin selles ajafaktoris seda õnne, aga aeg on julm, aeg on, öeldakse Shankajoogas ka viimane element, et aeg ei hellita siin päiksesüsteemis kedagi. Kõik sa oled kõrgemates sfäärides ja madalamates, eks ju. Et siis see emotsioonide värk on transformatsioon käib sujuvalt, et sa näed, et sul on veel kehaline kontseptsioon, siis avastada veel peenkehaga ennast mõistusega ja läbi selle kogedeks, et mul ei ole jõudu või on jõudu või vastupidi üle eufooria. Ja sa näed, et need, ühtepidi sa nagu ei taha neid tõuse ja mõõnas ja teistpidi, see on nagu hinge omadus, nagu ma ütlesin, soola omadus. Ja siis sa aeg-ajalt hakkad praktiseerima, näed, et on olemas mingid teise kvaliteediga emotsioonid, kus on ka emotsioonid, kus on ka kurbus, üksindus, võib-olla isegi ahastus, rõõm, loed seal pühakirju Jumala liiladest, kehastustest või pühakutest, on samamoodi, et väga emotsionaalsed elusolendid, kuni kõige kõrgemani välja. Et siis sa hakkad vaatama nende, see on nagu kaks sellist nagu kuningriiki, üks on nagu selle maailma emotsioonide kuningriik ja teine on siis selline nagu hinge, vaimne, igavene kuningriik ja kus on ka emotsioonide skaalad öeldakse veel suuremad. Me ei räägi kolmandast variandist, üks on see, et üks variant siis, üks on vabanemise moksa variant on see, et sa brahmachetist lahustud, see on selline nagu koomaseisund, kus sa üldse lööd kinni kõik. Materiaalse maailma ja vaimse maailma mitmekesisused, sa lihtsalt oled sellises jumala säras, eks ju, brahmachetis. Hing on sellises seisundis. See on ka üks vabanemise vorm. Mis on kõige popim, eks ju, inimesed elukogemustest näevad, et igasugune kokkupuude, sotsiaalne kokkupuude ja kõik siin on selles kahesuse trall, kolmes mõõtmes kogu aeg on mingid tõus ja mõõn, et ta väsib ära ja ütleb, et ma ei taha midagi. Aga me räägime siis praegu sellest, ütleme, meie koolkonna ühest vabanemise variandist, meie cup of tea, ütleme nii. Ja siis sa hakkad nägema, et on nagu need emotsioonid, selle kuningriigi emotsioonid, reaalse maailma emotsioonid, kõik see hirm kaavad, see pärastase sõjahirm või jätku asju või loodust retsitakse praegu ja siis selline hämming või isegi viha, eks ju, selle väikse protsendi kaupmeeste poole, kes siin, eks ju, tegelikult asju liigutavad kuni sõdadeni välja. Tavaline kaupmehe ahnus, eks ju, lõppkokkuvõttes, kes on kontrolli alt väljas, sellest me oleme ka rääkinud, et neid peavad kontrollima kuningad, ksatriad, sõjamehed, kellel õiglustunne ja vaimsus hästi kõrgel tasemel, sest need kontrollivad need kaupmehi. Lasen tal eksisteerida, see on vajalik osa, aga siis ma kaldusin kõrvale. Aga siis on veel kaks kuningriiki, nagu ma ütlesin, vaimse maailma ja siis hinge emotsioonid. Ja siis see transformatsioon hakkab nagu sujuvalt käima, et sa saad juba, sulle antakse avantsi, saad nagu need kõrgemaid, kuidas see, ütleme lihtsas maakeeles, kuidas see kinkimise rõõm on mõnikord suurem rõõm kui kingi saamise rõõm. Meil on see kingi saamise rõõm kuningriik, eks ju, me elame. Mina mulle minu, eks ju, ma tahan, eks ju, neid asju, et minu järgi kõik läheks. Ja siis sa hakkad saama kogemust, et häid emotsioone on ka niimoodi, et keegi ei saagi teada, teed midagi head ja pärast päris hea tunne, et sa ei esinegi sellega, aitad vana inimese üle tee,
sa ei lähe igale poole ja pane netti üles, täna ma aitasin vana inimese üle tee. Sa lihtsalt aitasid üle tee, vaatad, jõle hea tunne on pärast ja siis sa hakkad aru saama, et teiste elusolendite aitamine, teistele rõõmu valmistamine, need kõrgemad jumala seadused ja selline omakuse püüdmatu tingimusteta armastus, seal on ka väga võimsad ja kvaliteetsed emotsioonid ja tuleb välja, et nad on kvaliteetsemad. Niimoodi siis vaikselt hakkad välja vahetama need madalamad emotsioonid, madalamad, selle maailma need emotsioonid, ahankar, vale emotsioonid, need kvaliteet läheb paremaks ja siis lõpuks see sujuvalt leiad ennast teisest kuningriigist. Ütleme, see on ideaalne muinasjutt, kuidas see asi käib. Aga vaata näiteks minu puhul, räägin sellist ilusat juttu, tõesti on kogemust, ütleme, muusikuna elu kõrgemad ekstaasi hetked on ikkagi kirtanad Jumala püha nime lauldes, mitte kuskil lava peal, vaadake mina, mulle minu, et ma esinen, vaadake, ma andekas olen ja siis pärast kõik tulevad, et sa paned nii hästi täna siis elu täius. Ei, et vastupidi, et sa oled tähtsustatud täpike kuskil templis, aga sa osaled mingi üldisel Jumala ülistuse laulul ja sa emotsionaalselt võtad, mis jama see on, et see on 100 korda kõrgem emotsioon, annab rahuldust või kodus altaris jumalust kui see, et kuskil, et see mina, mulle, minu säramine, vaadake, kui ma ei tea, ilus või andekas või rikas ma olen, eks ju. Et siis aja jooksul sa saad aru jah, et on erineva kvaliteediga ja siis sa kõigud ka vahest oled siis selles kehalise samastamise, mõistuse samastamise emotsioonide kuningriigis ja siis mõnikord antakse siis avantsi, saad seda kõrgemat algset loomulikult igavast hinge emotsiooni Jumalaga. Ja minu tasemel siis on umbes niimoodi, et need kõikumised käivad, eks ju, ja siis ma olen nüüd võtnud uue asja, ma visualiseerin, et tulevad, ma ei suuda kontrollida, mul elus olen, mul on meeled, tulevad mingid emotsioonid. Ja kui ma näen, mingi osa minust eraldub ja oskab kõrvalt vaadata, mitte et mina nii tark olen, lihtsalt kuidagi Jumal on niimoodi andnud, et ma juba naeran pikali maas kõiki materiaalse maailma neid samastamise emotsioone. Ma ei oska öelda, kas see on mingi iha või sa ei suuda seda võib-olla kontrollida, tuleb mingi iha moment. Aga sa juba mingi osa sinust vaatab ja naeravad, hakkab jälle pihta, mina olen see keha, eks ju, mis see siis keha on, eks ju, jälle ekspluateerimine. Et see on suur armulikkus, esiteks, et avantsina antakse sulle see võimalus eraldada nendest madalatest samastamise emotsioonidest, see ikkagi see arukus vaatab, et vend, et sa oled ikka kõhu ja keele ja genitaalide ori edasi, võib-olla ei ole mitte nii robustselt kui noorest peast, aga ikka see kestab, et see ei ole sina ja sa ei taha, et sa oled sina ja see on lihtsalt vanade emotsioonide kuningriiki mingid järelmõjud, eks ju, vibratsioonid, et neid ei saa ka niimoodi kohe alla suruda, eks ju, et lihtsalt see tuleb uut peale kogu aeg oma harjumustes ja Jumala armulikkuses ja suhtluses seda uut head, kõrgemat igavast hinge emotsiooni peale võtta. Ja ongi nii, et lõpuks see niimoodi, et kõrgemad emotsioone, huvitav seisund, et see on teatud mõttes impersonaalne, et kõrgemad emotsioone, sa ei ole veel spontaanne umbes, annad kõik endast kõigiga kõrgema ja teiste teenimis, sul ei ole see spontaanselt, eks ju. Sa midagi teed seal, eks ju, selle tandril ka õnneks on mingid harjumused, et praegki lähen, eks ju, palvetan jälle kõigi ja kõige heaks ja kõige kõrgema tänuks. Aga need madalamad asjad, kui nad tulevad, siis sa tuimalt lihtsalt vaatad ja naerad ja ütled, et tulge, minge, mind ei huvita enam, mingi osa sinust, tugevam, algne, võimsam osa juba hakkab neid ignoreerima või vaatab, sa ei saa 100% ignoreerida, nagu ma ütlesin, aga lihtsalt sa enam nii ei reageeri. Sa saad aru, et see keskkond, kus tulevad need samastamise emotsioonid, hankara, vale ego, mina, mulle, minu, eks ju, teiste ekspluateerimise emotsioonid, need, see ei ole sina. Ja isegi kui sul kõrgemaid emotsioone veel ei ole, et sa aegklubis ei jookse haasale ja armasta kõiki ja kõike spontaanselt veel. Juba siis see vaheosa selle kahe kuningriigi, see samastamise kuningriik ja kõrgem algne tunnete kuningriik, et seal vahel on siis vaheriba ja seal vaheribal see ei ole veel seal, aga siin ka enam jumal küll näpud kurku, lihtsalt kõik see oksele see värk, eks ju. Sellised huvitavad emotsioonid täna.